Räägime seljaprobleemidest ja täpsemalt öeldes siis, et miks tavalisel kontoritoolil meil tekivad seljaprobleemid ja võib-olla, et miks meil siis sadultoolil näiteks ei teki. Ja enne kui me läheme selle probleemi enda juurde, räägime inimese keha loomupärasest asendist. Ja keha on tema loomupärases asendis näiteks praegu, kui ma seisan. Ehk siis minu vaagen on umbes täpselt sellises asendis. Ja seetõttu saab meil lülisammas kenasti toetuda vaagnaluule. Gravitatsioon siis mõjub lülisambale ülevalt alla ja seetõttu ka surve diskidele on ühtlane, mistõttu meie selg saab funktsioneerida nii, nagu ta on ette nähtud. Nüüd aga, kui me istume tasapinnasel toolil, milleks on siis näiteks nii-öelda tavaline kontoritool, ma olen siia toonud ühe näidise, siis mis juhtub on see, et me istume seal tuharlihasel ja tuharlihas ei suuda pikalt olla siis prink, eks me ei suuda teda hoida sellise kõvana, tugevana ja seetõttu vajub meie vaagen siis tema loomupärasest asendist läbi ja ta vajub umbes 60-kraadise nurga alla, sest vaagen ei saa minna täies ulatuses istudes 90-kraadises toolis siis sellise nurga alla, vaid ta jääb umbes 60-kraadise nurga alla ja me ülejäänud 30 kraadi, kuna tooli selg ja iste moodustavad 90-kraadise nurga, siis me ülejäänud 30 kraadi kõverdame siis selga. Ja seetõttu meil siis võib hakata, kui me seda teeme liiga pikalt, aastaid võib-olla juba, iga päev 8 tundi näiteks, siis võib hakata tavaliselt 4.–5. lüli vahelt, hakkab siis disk sopistuma tahasuunas. Ja tagajärjeks on siis see, et üks hetk hakkab suruma seljanärvile ja kui ta seljanärvile suruma hakkab, siis seda me tajume kui seljavalu. Ja juhul, kui nüüd ta mõjub meile jalgadesse, näiteks siis me tunneme seda jalavaluna või surinana jalgades, siis see võib tähendada seda, et meie lülisammas on veel lisaks sellele, et ta on nii-öelda siis maakeeli kõverdatud, anatoomiliselt tegelikult me näeme teda sirgeks, sellepärast et on S-tähekujuline, on ta siis ka veel kuskile suunas pöördes. Näiteks me teeme tööd mingi sellises asendisena.